Mõte. Ei ole olemas midagi, millega inimesed toime ei tule, kui nad tõsiselt kätte võtavad. Peegeldab inimvaimu ja otsusekindluse suurt jõudu. See lause kannab endas usku inimeste suutlikkusesse ületada mis tahes raskusi, kui nad pühenduvad eesmärgi saavutamisele täielikult ja sihikindlalt. Ajalugu on täis näiteid inimestest, kes on oma visaduse ja tahtejõuga saavutanud näiliselt võimatut. Võtame näiteks inimkonna edusammud teaduse ja tehnoloogia vallas. Vaid sajand tagasi oli lennundus lastekingades ja idee mehitatud kosmoselendudes tundus utoopiline. Kuid tänu pühendunud teadlaste, inseneride ja avastajate tööle suutsime astuda sammu Kuule ja saata kosmosesonde kaugetele planeetidele. See on üks kõige ilmekamaid tõestusi sellest, et kui inimesed tõsiselt kätte võtavad, suudavad nad saavutada ka näiliselt võimatut. Inimkonna ajalugu sisaldab ka lugumatuid lugusid isiklikest triumfidest. Näiteks paljud suured kirjanikud, kunstnikud ja muusikud on alustanud oma teed vaesuses ja raskustes, kuid nende pühendumus oma tööle viis nad lõpuks kuulsuseni. Vincent van Gogh, keda eluajal tunnustati vähe, on nüüd üks ajaloo tuntumaid maalikunstnikke. Tema elu on tunnustus sellest, et püsivus ja kirg võivad ületada kõik takistused. Samuti ei saa alahinnata inimeste võimet kohaneda ja areneda keerulistes oludes. Psühholoogias räägitakse sageli inimeste vastupidavusest ehk resilientsusest, võimest taastuda raskustest ja tulla välja tugevamana. See nähtus on eriti ilmne traumaatiliste sündmuste, nagu looduskatastroofide, sõdade või isiklike kaotuste puhul. Paljud inimesed, kes on läbi elanud suuri katsumusi, suudavad leida uusi viise, kuidas eluga edasi minna ja isegi leida uut tähendust ja eesmärki oma kogemustes. Oluline on mõista, et tõsiselt kättevõtmine ei tähenda pelgalt füüsilist pingutust, vaid ka vaimset ja emotsionaalset pühendumust. See tähendab valmisolekut seista silmitsi oma hirmude ja ebakindlusega, võtta vastu väljakutseid ja teha järjepidevalt tööd oma eesmärkide nimel. Tõsine pühendumus võib hõlmata ka pidevat õppimist ja enesetäiendamist, sest teadmised ja oskused on sageli võtmed raskuste ületamiseks. Lisaks üksikisikutele kehtib see põhimõte ka kogukondade ja rahvaste kohta. Ühiskonnad, mis suudavad ühiselt tegutseda ja mobiliseerida oma ressursse, on saavutanud suuremaid edusamme ja ületanud tohutuid raskusi. Näiteks ühiskondlikud liikumised, nagu kodanikuõiguste liikumine Ameerika Ühendriikides, on tõestanud, et ühine eesmärk ja kollektiivne tegevus võivad viia märkimisväärsete tulemusteni. Kokkuvõttes peegeldab mõte, ei ole olemas midagi, millega inimesed toime ei tule, kui nad tõsiselt kätte võtavad sügavat usku inimeste piiritutesse võimalustesse. See innustab meid uskuma oma võimetesse ja julgustab pühenduma oma eesmärkidele, olgu need isiklikud või ühiskondlikud, et saavutada paremat ja õiglasemat maailma. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!